Oleme Hard Rock Laagris 2014, see on siis pealava, eks ole? Täpselt nii. Ja rääkis Kaido Haavandi, kes on siis festivali peakorraldaja. Räägi, kuidas see aasta sujunud on korralduslik, kas on ka mingeid äpardusi tulnud ette? No festival on praegu veel algfaasis, et siin on kindlasti väga palju teha ja alati need esimesed hetked on kõige närvilisemad. Aga ma usun, et enam-vähem kulgeb ja rahvas on juba vaikselt sisse elanud. Ilm läheb aina selgemaks, ilusamaks, vahepeal oli lausa palav, et selles mõttes kõik on meie poolt. Mis on just sel aastal selline hea magus maasikas, mille pärast tasub tulla Hard Rock Laagrisse? No esiteks on see ainus Hard Rock Laager, mis tänavu toimub, et see on kahtlemata paljudele suve suursündmus, et selles mõttes, kes vähegi on hingega sellise rock-kontserdi poolt ja kes tahab tunda seda küünarnuki tunnet, siis ega neid palju võimalusi ei ole sellel aastal. Sellel suvel Hard Rock Laager on üks väheseid rocki ja veel eriti metallifestivale. Juba sellepärast tasub tulla. Ja seekord on erakordselt hea nimega staarid meil ka kohal. Tutvustaks kindlasti homme üles astuvat Phil Anselmot ehk siis Pantera kunagist vokalisti. 10 miljoneid plaate müünud mees kui legend kahel jalal. Ja ta on siis oma bändiga The Illegals homme. Ja loomulikult Behemoth, mis on hetkel üks kuumimaid nimesid üldse metalmaailmas, nii et meil on väga hea meel, et me suutsime selle bändi siia napsata. Räägi, kas siin on mõnel sellisel inimesel ka midagi teha, kes ei ole nii suur metallifänn? Kas sa soovitad ka neil siit läbi astuda? Jaa, kindlasti, sest et ma arvan, et need bändid, kes täna juba on esinenud, on pigem nagu sellised rockipoolsed lausa. Et kindlasti, kui on selline rockisoont on sees, siis kõik see melu, mis ümberringi toimub, erinevad atraktsioonid, kõik see telklaagri elu, see on väärtus omaette, nii et võib olla, raske muidugi ise statistikat teha, aga ma ei usu, et siin 100% kõik on metallifännid koos. See on väga palju inimesi, kes tulevadki just selle atmosfääri ja väga sõbraliku atmosfääri ja mõnus äraolemise pärast. Jah, kõik räägivad sellest festivalist, et siin on sõbralik atmosfäär, tõeliselt mõnus seltskond. Kas on ka mingisugused probleeme näiteks olnud alkoholiga seoses, et kuidas te hoiate korda siin? Otsa saab alkohol vahest. Sellised probleemid, aga lepime kokku, et ikkagi rockirahvas on selline ühtehoidev, sõbralik ja kõik see, mis vahepeal keegi kuskil mingi tüli tekib, see laheneb kohe ka seal samas. Et mingit sellist õelutsemist mina pole 13 aastat siin küll kohanud. Nii et see vastab küsimusele, et need, kes siia on tulnud, siia peab eraldi tulema, siia ei saa tänavalt astuda. Need on siia ikka tulnud selle mõttega, et see aeg võimalikult mõnusalt veeta. Mis on bände, sa juba nimetasid, keda kindlasti tasub näha? Siin on ka igasuguseid selliseid lisatelke ja tegevusi. Kas on midagi sellist, mida sa veel kindlasti soovitaksid ära proovida? Homme hommikul tuleb meil väga põnev Kaitseliidu telk siia, kus saab igast põnevat relvastust näppida ja kuulata üldse sõjamehe tarkust ja uurida infot Kaitseliidu kohta. Sealpool ma näen juba mingit trampliini, siin on erinevad särgimüüjad, vesipiibutelk, kõhutantsijad, erinevad mõnusad toitlustused ja erinevad firmade paviljonid, et melu jätkub. Aga suur aitäh sulle ja jääme siis ootama tõelist festivali melu. Nägemist.